No nii, ma ütlen, hakka rääkima, kus lähme. Lähme Ungarisse, teeme Pärnus ühe peatuse, teeme siis vahetame raha välja. Vahesin abet sisse natuke. Ja siis lähme Leetu ööbima. Ja siis lähme veel Poola ööbima ja siis Ungarisse ööbima. Ja siis Slovakkiasse ööbime tagasi tulles. Ja siis viimast ööbimist pole kinni pannud, vaatame, kus maal me jõuame. Ja siin me lähme vaatame F1, vormul 1 siis ju. Kelle poolt oled? Lähme Norris ikka. Jah, ühesõnaga lähme terve perega seekord. On suurem vend kaasas, ema kaasas, mina isa kaasas ja loomulikult Matu kaasas. Koer jääb kodu valvama koos naabritega. Ja siis ongi, lähme 3 autoga, 2 peretud peale meie veel. Siis vaatan tee peal vägevaid kohti ja lähme ujuma ja kõrgtatraid ja vaatan võib-olla lähme korra Auschwitzist mööda, sisse vist ei lähe, liiga palju aega kulub selle jaoks. Aga muid ägedaid asju, kas siis teeme videosi ja vaatame, palju bensu siin ma panin just paagi täis. 1,839 maksis. Mul on 1,2 kilti on bensukast tuldud. Panin täitsa täis paagi, vaatab kaugele sõita saab. Mitu kilomeetrit. Mis see paak on 40 liitrit, 45 liitrit. Ma isegi tea nii täpselt. Aga siis lähme viimast korda enda Škodaga siis reisile. Sellepärast, et me ei saanud seda maha müüa. Ma suutsin müügi ära käkkida. Ütlesin, et ostjale, et see konditsioneer ei tööta. Viisin remonti, tegelikult töötas. Ma ei tea, ma mingit pistikut näppisin. Äkki see ei olnud korrekt ühendus. Ma ei tea, igast meil oli juba ostja olemas. Ja uus auto on ka juba ootel, mida me tahaks väga osta. Aga siis peale reisi vaatame müügi eest edasi. Et kes tahab head Škodat osta, endale Škoda Rapidit, siis praegu on 190 000 läbi sõitnud, 1-2 bensukas, igal pool ära sõitnud, korras kõik. Volkswageni originaal oli pannud kogu aeg sellega. Ei, siis võid selle pildi ka siia panna. Lihtsalt on kõige kehvem. Millise me ostame võtta? Noh, veel ei paneks seda ja pole kätte saanud autot, siis pärast teeme uue video uue auto saanud. Korrekt hooldatud auto, uued kummid ja nüüd saab mõni 1000 kilomeetrit sõita, aga vaatame, kuidas vastu peab, siis oska ära. 4 tonni. Okei, näeme siis tee peal juba. Ja sihtkoht on siis Ungariring F1, minu lapsepõlve unistus saab täidetud loodetavasti. Vahetame raha, Matu võetab endale Ungari raha. Siis on ikka hea sulli kaasas on, siis saab midagi vägevat osta Ungarist. Ma vahetasin juba üks päev ära endale raha. Eestis paagid täis, igal pool maal on kallim. Okei, 10 senti on kallim siin. Lätis kütus kui Eestis. Riia hüdroelektrijaam, siuke õnnetus. You can park there! Oi. No poisid, kus me oleme? Leedust! Leedus on diisel nii kallis. No kõik on natuke kallim. Isegi kallim kui Lätis. Niisugune köök. Külmikud, õlled külmas. F1 õlled. Hästi F1-le minek. Jumal vägev mõjutus. Väga vingi. Vetsud, kõrval rannituba. Võtsime 4 tuba. Meie peretuba siin. Suuremad poisid on omaette. Aga see on küll positiivne üllatus. Et see on privaatne parkimine, terve maja meie päralt. Ja 11 inimese peale 2 sotti äkki millegi. Oleme siin Leedu lõpus Poola piiri ääres. Pistud õhtu. Tee läks ilma viperuseta.
käisime Essis söömas kiiresti, aga lapsed tahavad ikka pissida ja käisin poes, ikka läks aega kell 9 õhtu juba. Mis sa arvad sellest? Vägev. Maire arvas, et saime lossi endale. Peeter, kas teil on mingid topsikuid kaasas või on seal ka või? Minul on oma õllekann. Meil on ka autos mingid topsikud. Rohkem mind ei huvita. No kell 7. Väikse päti kohvi ja kõik asjad on siin tasuta olemas. Kõik võib kasutada 215 € maksab terve villa. Me arvutasime, et Eestis ei saa 11 inimesega isegi telkida selle raha eest. Jah, vihma sajab ja. Pool ümmega sõitma tänan, ainult Poola sõidud ees, vaatame. Ehk jõuame veits varem saab midagi teha. Mis sööd? Kuidas magasid? Suurt hästi. Leedu-Poola piiri peal pandi meid ikkagi passikontrolli või autokontrolli. 1,9 on 98. Kallim oli küll Ihula seest. Ainult kergid. 200 kilti oleks veel sõita saanud, panin nüüd uuesti paagid ees. Kiirtee peal sõitmine päris palju hakkas kütust võtma, kui 130 sõidad. Et väga säästlikult ei saa sõita enam. Baltimaadesse säästlikumalt sõita, siis võttis vähem. Igaks juhuks peame paagid ees nüüd. Meil on Varssavi poole, siis läheme kuskil sööma ja siis oleme Lõuna-Poolas majutuses. Vaatame õhtu jõuame veel midagi teha ka. Ma ei tea, 5-6. Juhke rummik. Meil lällar ikka 3 autot. Ainult läheb, ma ei tea kui palju kilomeetreid juba on, ma ei tea kaua need inimesed siin seisma peavad. Ja nüüd saame Varssavis ise ka ummikus istuda. Poola borst. 4 praadi, 3 kokat, vesi ja borst võiks kokku 35 € maksma, 150 slotti. Väga borst. Kiirtee 140. Hommikul kütust, Poola kiirteed, imesid, pool pakki lühjad. Paneme mõned kuupdetsimeetrid sisse. On reede hommik, mingi 7:30. Käisin kohvi toomas endale kellile, teised magavad alles, Stenar küll. Võin paagiga täis. Väge hotell jälle, aga kuskil istuda polnud. Käisime eile bowlingus ja tegime seal väiksed snäkid värgid. Nüüd lähen vaatame korra lihtsalt Auschwitzi juurest läbi ja siis pöördume Slovakkia mägedesse. Ma ootan seda peaaegu sama palju kui vormelit. Saab lahe olema. Tulime Mäkki hommikus sööma. Tüüpidel ei ole siin Big Mäkki, juustuburgerid, mitte midagi. Ma sain mingi avokaadoburgeri. Ja mis sa võtsid? Happy Meali tee peal, me ei saa praegu ei taha süüa. Hommiku vara veel. Nii hommikul need polegi, lihtsalt neid Big Mac asju sellepärast pole. Ainult hommikusöögid on. No see on mingi avokaadoburgsi. Näitus mängu sa said? Saad selle punase. Sõidame Slovakkia poole Poolast. Vägevad mäed on. Türgis, kui me käisime, oli. Käisin bensukas jäätis ja pissipausil.
tahtsin filmida neid mägesi ka, üliägedad mäed on orud ja aga ei jää üldse telefoni nii hea peale, kui päris elus ikka on. See on mingi 50-70 alad terve tee Slovakiasse, nii et saame rahulikult nautida. Vihmane on natuke. Aga autosõituseks on hea, jähe. Homseks läheb soojaks. Sõidame pilvede sees. Ja jõudsime Slovakiasse. Kõrgtatrates on lihtsalt 10 kraadi sooja. Ungaris on 22 praegu. Continue straight for 22.5 kilometers to 3098. Väga vägev ikka. Uus skulptuuride tegemine käib siin. Kõige kõrgem tippu ei näegi. Pilved on ees. Siin lihtsalt peapilm on nii ilus loodus. Väga head näed. See on mingid mustad mehed korrasid tseeni, müüsid tseeni tee ääres. Ma ei julgenud filmida neid. Väga äge. Klass hommik 6 läbi 10 minutit, kõige kõvemad F1-ässad on üleval juba, lähme või? Mis me vaatama lähme? Fanzone'i siis sõiteid lähme vaatama. Fanzone'i. Ja meil on banaana on kaasas. Jah, nagu Leclerc, aga lihtsalt... Miks sul banaani kostüüm selles on? Ma lihtsi seletada. Ei räägi päriselt, miks on? Leclerc oli selline, et kui koroona oli, siis ei sõitnud F1, siis ta läks, saanud mingi striimisid ja sõitis, kui ta striimis, ütles, et tal on banaani kostüüm ja siis pani selle selge ja ütles, et ta on Banana Leclerc. Okei, ja teised fännid teevad sama? See on nii äge. Keda sa ootad kõige rohkem? Max Verstappen. Koju minek. Lilli Ungari ringil näeme. Hästi palju neid kiirabautos läheb liikluskond seisma kõik. Meedikud läheb rajale. Mitukümmend tükki ikka. 30 kiirabautot on kindlasti läinud juba. Noh, poisid, mis arvate, mis toimub? Kallid hinnad. Kallid hinnad on, jah? Väga. Ega see... Kaardiga maksta. Midagi ikka saab. Oleme Ungari ringi ääres. Ungari ring. Ungari ringi toitlustus. Päris pask. 21 euri, 2 kana. Need sibulrõnged me teeme. Friik, palju friik maksid? 7,50. McLareni ametlikus poes. No palju maksab mõtel? 43 forenti.
päris hea paras sulle selline särk all ka. Tule, mine tee pilti sellega koos. Mine tee sellega pilti, kallistage sellega. Matu, mine. Simulaator. Tasuta simulaator, et siin Ungar on ringi. Ai. Õhusurve, mis rakendub, kui vormel sajab 350-ga. Okay. Thank you. Stand by for lights out. Kiki arvukeline. It's lights out. Launch sequence complete. Test successful. Stand by for lights out. It's lights out. Where fans become family, moments turn into memories, history into legacy. Anything can happen, and usually does. In 2026, there are no favorites, no guarantees, no limits. Pool tundi peame ootama, et näha Lando Norris. Ei, see Max Verstappen. Räägib palavan. Proovisime trügid ette siia, et ligi, et näha tšempionit. Max Verstappen tuleb. Fanstage'ile. Kohe varsti hakkab 5 minutit, hakkab F3 sprint. So far here in Hungary, on and off the track? It's been, to be fair, yesterday was a bit pretty good, but I think the guys ahead are very competitive, so today we're going to try and catch up a little bit. Max, what about you? How are you finding the weekend so far? Yeah, same. I mean, I think we've been struggling a little bit with the balance, so hopefully if we can improve that a little bit, it will be a bit better. Yeah, we'll see. And in terms of this circuit, it looks like such an exciting one to drive, very technical, tight, twisty. Talk to us about what the characteristics are of this track. F3 sprint, juba käis safety car ka väljas. Nüüd race käib. Leclerc tuleb Danidega kohtuma.
next drivers. It's going to be a laugh. I know how much they like coming here and seeing all of you. Thank you so much. Ja Lewis Hamilton istub siin käru peal. Valmis fännidega kohtuma. These fans are obviously very, very excited to see you. How are you all doing, Pierre? How are you doing this morning? Amazing. It's great to see you guys. Always a fantastic time here in Budapest. I hope so, I really do. Lewis, a lot of luck for you here, as you can see and hear. Morning, guys. Morning. It's amazing to be here. It's so good to see you all. You guys got here super early. Yeah, very at 4 a.m. Some of them woke up. 4 a.m. These guys at the front woke up at 4 a.m. and have been queuing at the gate. You guys are... Everyone goes wild. And that's it. There's always a big show. It's Leo and Alex, so I'm not gonna lie. But yeah, no, I mean just spending time with my loved ones. We travel a lot, we do what we love, but spending time with our loved ones is needed. So yeah, just Lovely. And Lewis, you usually do quite nice trips, nice bit of exploring. Do you have anything fun planned, or just relax? Matto Keron ja Tarvi lähevad vormeli simulaatorisse. Hakkavad 16 võistlema omavahel. Väga ebareaalse järjekorda seisid kutid ära, et sinna saada. Nii, vaata, mis numbri keegi saab. Nii. Matto läks simulaator 3. Keron läks simulaator 5, ja Tarvi läheb simulaator 8-sse. Väga äge. See on aja peale ja saab võita midagi, kui esindaks jääda, head ajad juba ees. Matto vahetas kohta, läheb simulaator 4. Keroni kõrvale. Alright, those who are interested, the Matto ei ulatunud algul pedaalideni. Formula 1 Super Cup will start in 5 minutes. It will be the qualifying session for the tomorrow the race at 10 o'clock. So in 5 minutes the Porsche Super Cup will start on the real racetrack. Akit érdekel, Petróval kezdődik a kvalifikációja a Porsche Super Cupának. Valódi versenypályán, ugye azoknak van a legbrutálisabb hangja, talán az egész hétvége alatt ez elmondható. Aga ei ole Keroni Matto ala ja nad motospordi vannad. Also those who haven't seen it earlier, Formula 1 now gives you the chance. Kohe läheb reisiks. Laivis sõitu peaaegu. Hetke meelde. Simulaator 4, 5 ja 8. Matto, Keron ja Tarvi. Matto on 7. Kus 5 on 9 ja Tarvi on 10. Vahetavad. So what you have to know about the simulators is that you have to do the fastest lap time. You don't have to be the first, you have to be the fastest. There's one simulator behind that. We do it because the top drivers will drive against each other, will race against each other on Sunday on a big final event. In that event we will have a one-shot qualification, then a race, and in that race whoever wins
will win a 1+1 paddock tour ticket on Sunday. So the fastest driver, the winner of that race, can go on the grid and walk between the cars just before Sunday's race. So if you really want to win, if you really want to fight against the best, you have to be really fast. So, yeah, guys. Szóval, amit nem mondtam most még, hogy az elmúlt időszakban, ugye ez az egész hétvége nem csak arról szól, hogy egy jót játszunk, hanem ez egy verseny is. Azok, akik a leggyorsabb köröket futják minden futamban, azt ugye regisztráljuk pont azért, mert a leggyorsabb versenyzők vasárnap megmérkőznek egymás ellen egy nagy döntő versenyben, ahol lesz egy egykörös kvalifikáció után pedig a verseny, és aki megnyeri azt a versenyt, az egy 1+1-es paddock tour jegyet fog nyerni, egy 1+1-es paddock tour jegyet, szóval a győztes magával vihet egy ember konkrétan a vasárnapi rajtrácsra, sétálhat az autók között a verseny előtt, és utána pedig a paddockba is be fogják vinni, szóval mindenképpen érdemes, hogy gyorsan 5:20-szal áll, ha minden igaz a 10. helyen. Úgyhogy az az idő, amit mindenképpen meg kell dönteni, hogy biztosan bekerüljön az ember a döntőbe. Úgyhogy mindenkinek sok szerencsét kívánok, és készülj a jó! Sektor 2. Mis tohid suudad veel? Nii. Maitu 3. Maitu tõusis 3. Keron 9. Andke poisid nüüd talve. Ja ikka pool. Finish. Ja finish, Maitu finish siis. 3. koht poodium. Mitmendal lõpetab Keron Kamari. Keron lõpetab 9. Ja Tarvi kohe lõpetab 14. No mis emotsioonid olid? Vägev, 3. koht. Hea poodium. Kuidas meeldis? Hästi meeldis, ma sain 9. koha lõpus. Mati sai 3. Aga kuidas sõit oli? Jumala hea oli. Nagu päris vormeli seal simulaatoriga? Nagu seal kõik käigud ja need olid automaatikud tegelikult. Jah. Oli või? Jah. Oli üldse, et käik oleks kogu aeg nii põhja, nii paksuks läks hääl ära, et lihtsalt oleks pidanud natukene väiksem käik olema. Oleksid käsitsi, see oleks paremini kindlasti toimunud. Läheb siin uueks sõiduks kõvemaks ringraeks. Isegi väike krõnn on vormirooli pandud. Nii. Avarii. Motospordis ikka juhtu avariisid. McLaren ja Ferrari sõltuma hakkama. Väike krõnn läks üksinda, tegi soojendusringid ja kida ja nüüd läks üksinda rajale. Juba pani suurel vennal tagant sisse. Ja mis teeb McLaren? Mine.
practice. See oli juba kiirem. Pinto oli kästes kiire. Oskar Peastre. Varsti tuleb Lewis Hamilton. Legend. Alpine. Soojendab 10. ringi reksa. Keegi on neid duubeldanud vahepeal. Ei, igal real on 2 aastat katsut. Tarkuse kõige. Lewis Hamilton. Leclerc teeb see. Vaakad musi teeb. Red flag. Sergio Perez pani jahu. Kõlab või? Tahad võtta või? Audi. Ei, Red Bulli aegumine. Lewis Hamilton. Väga kui vaatad Ungari ringi ülevat. Võtame aega natuke puhkamiseks. Siin Bud Spenceri ube. Ja lööme praegu õlut. Kuna see purke kogutud, siis see oli üks säravamaid seal. Siuke bassein hotellis. Meie päralt. Pinto tähendab metsa või? Ei tea, aga ilmselt tuleme. Romantik metsas stsenaariga. Kohalikud loomad. Kiisu, siil, repane, nugis. See on see mäger. Ja see on nugisid, mitu sorti. Kivi metsnugis. Hirv, orav, metsiga, kits ja keron. See on Ungaris kütet 595 Ungari raha maksab liiter. Ma ei tea palju see on. Tuleb arvutada. Aga ju on. Auto siia. Gate 3 juurde täna, et pärast oleks lihtsam meil minema minna, aga noh, selline kitsag teed, et me saame siin ummikus niikuinii olla. F3 sõidab praegu, näeme. Noh, poisid, mis värk on? Pühapäev, F1 race day. Race day, jälle nägime kvalifikatsiooni ja... It's race day! Lando sai pole positioni kätte. Aga mis täna? Täna läheb race ära ja võidab. Leclerc võidab. Lando Norris ja Leclerc jäävad viiki Max Verstappen DNF-i. Ja ootab põnevat sõitu igast. Ei, Max Verstappen poodium kategooriliselt kindel. Leclerc saab... Ja nüüd hakkab see paraad, eks ju? Ja siis hakkad hümnid, värgid. Ja siis hakkab pihta. 3 tunni pärast on F1 start. Ja siis teeme World Champion karikaga pilti. Ja lähme üritame midagi pulli teha ja hea koht on veel leida. Ma tänan Red Bulli fänn Eesti koodi särgiga, seepärast nii palav ilm, 32 kraadi sooja. Ma ei suutnud Ferrari särgiga tulla.
piletigeidis. F2 reis. karika. Inimesi jõutatakse tuletõrje autoga. Nii palav oli. Eks veres on korralik. Minke võitsin. Peapära sees. F1 reis. Soojendusring. Lando Norris esimene. Charles Leclerc teine. Max Verstappen. Igat võistlust on erinevat rohkem vähem, lihtsalt huvitavamad. Avaring. Helikopterijuht on korralik sportlane. Väga ägedad manöövrid. Eesti lipp käisib ka tulla. Kananahk neid keeruda, jube äge. Helikopterijuht on samasugune professionaalne, kui need sõitnud.
välja saamine on raske. Mingi 15 minti, siis oled läbi väravate. Seda piletit ei pidanud pärast näitama. Üks politseiga riidub. Võimsad põldmõõda põõda. Ikka oleme ummikutes, räige ummik. Inimesed kaklevad siin ja sõidavad üldse vastu peeglid. Kurjad. Mõned pole kurjad. Mis see küll meeletult vedanud. 11 inimese peale, natuke üle 2 soti. Köök. Täiesti nagu tutus maja peale. Kõik värava taga on parkimisplats eraldi. Slovakkias oleme nüüd tagasi teel. Oi, mis telekas. Oi, mis telekas. 4. Lutsen, et siuke linn. Slovakkias tagasi teel, siis nüüd 2 päeva veel sõita kuskile. Homme võtame, vaatame kaugele jõuame, siis võtame selle mõõdutuse. Nii, oleme tagasi Leedus. Eile magasime Suwałki ligidel kuskil mingis majutuses. Ja võtame bensiini ja sõidame koju ära nüüd. Kõik on väsinud ja Slovakkia oli kõige ilusam ikka. Nüüd järgmine video on sellest, kuidas koer ootab nädal aega. Kiirteede peal on vägev lasta küll ikka. Pikad kilomeetrid saab kiiresti lasta. Matu jälle sööb. Hommikust. Sirkel ka bensukas. Nii. Škoda on väga tubli meil on. Kõik mäed Slovakkias üle elanud ja kiirteed. 3047 kilti on praegu tripp, aga Poola-Leedu piiril põhimõtteliselt. Luna, kes tuli? Sai läbi sõidetud 3650 kilomeetrit. Ja mis kõige rohkem meeldis? kõige rohkem meeldis siis ikkagi Ungari, see reis. Ja läbi sõidetud sai siis 6 riiki ja kõige rohkem meeldis ikkagi siis Ungari F1 reisvikend. Oled väsinud ka siis reisist või autosõidust? Autos ikkagi istuda palju kilomeetreid, üle 3000, siis ikkagi väsinud olen. Mis tegid autos? Vaatasin aknast välja, kuulasin muusikat, mängisin. Vägev. Tööd poisid.